minu jaoks relv ei ole sükene nii isiklik asi, et ma ala paneks talle hellitusnime või midagi sükest. Load and make ready. Are you ready? Stand by. Vaada räib. Is finished, unload and shoot clear. Is clear, hammer down. Bolster. Range is clear. Oli väga kiiresti mööda lastud vist. Peaks olema natuke rohkem auke. Noh, pole soojendust teinud. Et nagu võistlustel sellise tabamusega võistlusel nii lähekestase maa pealt peaks nagu kõik laskma siia alfasse. Liikumise pealt ka niimoodi peaks kõik siia tulema keskele? No, sa saad selle eest ka veel punkte. Siit saad sa 5 punkti, siit saad sa 3 punkti ja siit saad sa 1 punkti. Eks ju. Ehk siis põhimõtteliselt need on kõik veel selles 3 punkti alas, mis on talutav. Aga jah. Tarkvaraarendaja Marie Fischeri jaoks on tulirelv eelkõige tööriist, mis talle vajalikul hetkel kaitset pakub. Ta võiks töötada, ta võiks töökindel olla, see on nagu tegelikult esimene kriteerium, eks ju, et relv, mis vajalikul hetkel pauku ei teeb või teeb pauku siis, kui ei ole vaja, ehk mitte töökindel relv, see ei kaitse sind ja see jätab sind hätta, seda ei ole vaja. See Glock, mis mul praegu on, ei ole kindlasti mingisugune super-hüper sportrelv, eks ju, et ta ongi üks töökindel ja veidi tuunitud tööriist. Ja teine relv, mis mul kaasas on siis kandmise relv. Prügi välja viies tavaliselt siiski ei võta kaasa, aga kui lähen sinna samuse taarakonteinerisse asju viima, siis teine kord on kaasas. Mul on olnud olukordi, kus ma olen otsinud käest seda vipragaasi või otsinud vöö peal seda relva, välja võtnud ma ei ole. Relva kandes sa muutud nagu ümbritseva suhtes väga tähelepanelikuks. Et sa jälgid kindlasti kõiki palju rohkem, sa vaatad, kas siit võib tulla nii-öelda ohtlikum olukord, sest sa tegelikult ei taha ju sellesse olukorda sattuda. No, jalutad kuskil Lasnamäe veeru all kuskil mingisuguses, ütleme, metsataolises võsas ja üks ilmselgelt narkojoobes tüüp oma ette midagi seal räägib. Sa ei võta seda relva niisama välja tema pärast, aga kindlasti sa jälgid väga tähelepanelikult seda, mida ta teed. Seda sa võib-olla teed samamoodi siis, kui sul ei ole relva kaasas. Ja ilmselgelt, et antud juhul ei olnud midagi vaja, ta ei tulnud kallale. Kui ta oleks tulnud, siis jah. Ühel päeval sattusime kogemata tegelikult ühe teise trenni peale ja saime tuttavaks praktikalise laskmisega. Mis siis tähendab seda, et sa lased mitte nii-öelda lihtsalt seisvaid märke kindla kauguse peal relv laua peal, vaid sa pead liikuma, sa pead tegema igasuguse relva käsitsustoiminguid, märke on mitmeid ja sul on ajapiirang. Tehti meile üks tutvustav trenn selle ala kohta ja see hakkas meeldima. Et alguse ongi ta saanud sellest, kui saadi aru politseinike ettevalmistuses, et see tavaline, siis nad vist lasid veel suures osas ühe käega niimoodi staatilist märki ja kui oli vaja reaalselt pättidega võidu lasta, siis nad said seal vigastada või surma ja siis selleks ta mõeldi välja. Ja sa võid lasta täpselt niimoodi, et sa võtadki endale eesmärgiks selle, et sa saad ise paremaks laskuriks, sa saad kindlasti osavamaks, enesekindlamaks seda relva käsitsedes ka veidi kiiremaks. Aga kindlasti on ka paljud inimesed, kelle jaoks ta ongi puhtalt sport, kelle relvad on väga nii-öelda spordi jaoks ehitatud, ehk siis nendega enam tänaval vast ei käiks. Ja ka varustus on juba väga spetsiifiliseks läinud. No ta on ikkagi hobi ja sport, et kindlasti sa ei saa sellega nüüd
ka sa ei saa võitmatuks mingisuguse päti vastu. Aga sa saad paremaks. Naiste rahval tegelikult on enamus ohuolukordades ju see puudujääk, et ta on füüsiliselt nõrgem. Et mehele võid sa veel öelda, aga no võta rusikat, no. Või ma anna ma tou selle tüübile vastu vahtimist. No. Et naiste rahva jaoks see tavaliselt ei ole nagu variant, kui sa just nagu väga intensiivselt mingisuguse käsivõitlusega ei tegele. Et see relv võimaldab sul ennast kaitsta natuke distantsi pealt, ilma et sa peaksid nagu niimoodi füüsiliselt minema kellelegi kallale. Siis kindlasti tunned sa ennast turvalisemalt, kui sul on vahendid enda kaitsmiseks. Ja tulirelv paraku on üks kõige efektiivsemaid vahendeid. See ei ole ju nüüd nii absoluutne asi, et kõik muutuvad kohe sõjaprintsess Xenaks, kui nad endale relvaloa teevad. Et pigem see on lihtsalt üks oskus, mis võib-olla kulub elus ära. Ja teine asi, ta võib ka olla tore hobi. Et meil on naisi laskesporti juurde vaja. Marie kuulub ka Eesti Relvaomanike Liidu juhatusse. Seal on ta näinud, et uute relva- ja soetamislubade saamine on muutunud parajaks peavaluks. Ega politsei ei ole kunagi meil öelnud, et neile meeldiks see, kui inimestel rohkem relvi oleks. Isiklikult minul ei ole väga suuri probleeme olnud, aga samas just Relvaomanike Liidu poole viimasel ajal pöörduvad paljud inimesed, kellel on probleemid. Ja minu hinnangul siin viimasel ajal politsei natukene pingutab üle. Et seadus on meil tegelikult üsna okei. Tervisetõendid, psühhiaatritööendid, mis seal kõik on, laskeeksamid, teooriaeksamid. Ja kui need nõuded on inimesel täidetud, karistusi ei ole ja nii edasi, siis ta võiks justkui relvaloa saada. Aga mida me viimasel ajal näeme, on just see, et politseist nõutakse väga palju põhjendamist. Miks teil seda relva vaja on? Miks teil veel teist relva vaja on, kui teil juba esimene on olemas? Kuigi siin alati on just see samane võrdlus, et kingi on sul ju ka mitu paari. Ma ei oska põhjendada, miks nüüd on hakatud nagu nii palju neid kruve kinni keerama. Et ühelt poolt jah, Ukraina sõja algus on toonud huvi relvalubade vastu juurde kindlasti. Ja see on täiesti mõistetav, et väga paljud inimesed on hakanud mõtlema selle peale, et mis siis, kui, et siis on ju hilja. Aga politsei arvates ilmselt see ei ole tervitatav, sest et nemad on minu teada ka just paljudel, kes nüüd ei taotle esimest relva, aga kus olemasolev relvaomanik tahab juurde saada, on hakatud väga palju küsima, et miks teil seda vaja on. Üks asi kindlasti oli Lihula tulistamine. Mikk Tarraste juhtum? Just Tarraste juhtum. Mis, mina ütleks, et see on, Eesti on nii väike riik, et kõik asjad on tegelikult ju üksik juhtumid meil siin. Et see, et üksik inimene ära keerab ja juhtumisi oli ta relvaomanik, seda 100% välistada ei saa. Aga pärast Tarraste juhtumid muidugi politsei ilmselt oli selles osaliselt vastutav, et tal üldse relvaluba oli, sest et võib-olla seal olid mõned sellised punased lipud, kus oleks pidanud natuke hoolikam olema. Et tal olid ju siiski minevikus olnud relvaga intsidendid. Ja siis nad said kõva peapesu selle eest. Ja siis hakkas üks kontrollilaine pihta, kus hakati olemasolevaid relvaomanikke nagu tugevamini kontrollima. Ja seda on neil õigus teha ja sellele mul iseenesest ei oleks ka pretensioone. Seal vist toodi välja, et jah, 2-3 inimest jäid vist relvalubadest ilma selle tõttu, et käidi siis kodus leiti, et ma ei tea, kas võib-olla oli liiga palju tühja pudeleid kuskil vedelemas või midagi sellist. Aga mida nad näiteks teevad, nad ütlevad, et me väljastame teile keelduva otsuse või võtate ise oma taotluse tagasi, siis saate riigilõivu tagasi. Et siis see nagu keelduvate otsuste statistikas ei kajastu, aga samas see on üks taotlus vähem ja põhimõtteliselt see ei lähe üldse kuskil statistikasse, sest et see nii-öelda, see, mis praegu on see aktiivsus, on just see, et lubade talitusest siis keegi võtab ühendust, kirjutab, et põhjendaga nüüd veel natukene, miks teil seda ikkagi vaja on ja teil juba on nii palju relvi, et miks te mõnda maha ei müü.
ja kuni selleni välja, et siin, kui inimene pikendab relvaloa, siis käiakse tema sotsiaalmeediakontodel vaatamas ja kui seal on mingi relvavideo jagatud, mis võib-olla tundub, et seal näidatakse relvi liiga lõbusas kontekstis, et siis öeldakse, see ei sobi relva omanikule, võtke see maha. Et meil need näiteid on siin päris palju, kogu nende osad on päris kurioossed ja see näeb niimoodi välja, nagu kuskilt ülevalt poolt oleks antud nagu suunis, et neid on liiga palju ja kuidagi katsuge see arv alla saada. Kui relvaomanik mingisuguse jamaga hakkama saab, siis tal on rohkem kaalul kui tavainimesel, ehk siis relvaomanik juba sellepärast katsub olla seaduskuulekas. Teiseks on ka see, kui sa nüüd relva kannad, siis sa tegelikult ei taha seda kasutada. Relvaluba annab sulle ainult õiguse relva kanda, ta ei anna sulle õiguse selle relvaga kedagi maha lasta. Eks? See on ikkagi lubatud ainult hädakaitse olukorras. Ehk sa võid teda kanda, aga sa pigem üritad mitte mingisugusesse jamasse sattuda, sa pigem ei lähe kuskil a la korda looma või midagi või sa ei lähe mingisse ohuolukorda teadlikult, et mul on nüüd relv, ma olen kõik võimas. Kas keegi luges ka pauke või? Palju? 12 lasku, 5,51 sekundit. Ja tuli siis nagu 4 korda rohkem kui enne sama ajaga. Aga mis selle ühe padruni hind on nagu? 24 senti umbes praegu. On just nii või? Et kui sa ostad selle 50 karbi kaupa kuskil jahipaunas, siis on pigem 35. Kui sa ostad hulgi nagu sportlane võib osta, siis on natukene odavam. Mis see hulgi hakkab, mis kogusest? 1000. Siis peab olema sportlane ja see ongi üks põhjus, miks mõned inimesed on sportlased, sest et nad tahavad lihtsalt, et neil kodus palju moona oleks. Puhtalt selline treening ja tiirumoon ja ütleme niimoodi, et siin on 2 varianti, kes põhimõtteliselt odavalt saab seda ja ütleme, see on nagu rahuldava kvaliteediga ja selle püstoliga täiesti piisavalt hea. Tippsportlased kasutavad enamasti ise laetud moona. Mis ei tohi olla, on õõnsaotsaline moon. Ta läheb väga laiali, kui ta tabab objekti. Ja ütleme, see on üsna spetsiifiline teema, et Ameerikas ütlevad kõik relvainimesed, et enesekaitserelvas sul peakski olema õõnsaotsaline moon, et kui sul tekib tõepoolest enesekaitse olukord, ta tabab sihtmärki ja ta ei lenda sealt edasi läbi ja ei taba kõrvalseisjat õnnetult. See moon väidetavalt on võimeline õnnetute juhuste kokkusattumisel lendama nii-öelda näiteks ühest inimesest läbi ja seal taga seisvad järgmist inimest ka veel vigastama. Aga kas ongi mingid selliseid stereotüüpe või mingi stigmasid just mingite relvade kohta, et ongi see mingi see automaatpüss või see, et see on just ka nagu nähakse seda kuidagi selle hästi ohtlikku või nagu paha, mis peamised nagu need sellised? No kindlasti seda automaati kardetakse, kuigi täisautomaat meil ei ole ju tsiviilkäibes lubatud. Aga kõik püstolid on ju poolautomaadid ja kõik moodsad vintpüssid on ka poolautomaadid, mis tähendab siis seda, et sa teed ühe lasu ära ja järgmine padrun sõidab sulle uuesti sinna sisse, eks sa ei pea käsitsi ümber laadima. Ehk siis seda on ka teie kolleegide poolt ikka seda poolautomaati esitletud kui peaaegu automaati ja kuna automaat tundub inimesele halb ja ohtlik, siis see poolautomaat on vähemalt poolohtlik. USAs käib neil pidevalt ju see asi, et jahipüss hea, sõjapüssi moodi püss halb. Kuigi põhimõtteliselt õppinud inimene suudab mõlegarmaga sama kiiresti või sama täpselt lasta. Jahipüssiga on võimalik poole kilomeetri pealt tabada metslooma südamesse. Pika püssi küsimuse peale elavneb Marie abikaasa Vootele, kes kaamera tagant jutujärje üle võtab. Siis ta on väga täpne asi. Kuigi näeb välja ilus ja süütu, ta on ilusa puust käepidemega, näeb välja selline armas. See sõjapüss ei pruugi üldse nii täpne olla, aga näeb välja kole ja hirmutav. No võt, meil ikkagi oleks ju näidiseks vaja ühte koledat sõjapüssi. Seal all mõned seina peal vist olid.
kui mõelda, et relvaluba omavate inimeste arv on Eestis kuskil 25 000 peale natukene, et kas seda on nagu vähe, seda on palju, seda on nagu normaalselt, kas võiks arv olla, võiks väiksem olla, võiks suurem olla, kuidas sa seda hindad? Nende inimeste arv, kellel mitte ainult relvalubaga, aga kes oskavad seda relva ka kasutada, kes on nagu piisavalt pädevad, et lihtsalt see ei seisa neil kapis, vaid nad käivad sellega siiski regulaarselt tiiruse harjutamas. See kapis seisev relv tegelikult ei anna suurt midagi turvalisusele juurde. Et nende inimeste arv võiks olla nagu suurem, kellel on see luba ja kellel on oskus ka nagu relva kasutada? No minu hinnangul küll ja kui sul oli seal hea küsimus, et kas elu oleks turvalisem, kui kõigil oleks relvaluba. Et kui kõik vastaksid relvaloa nõuetele, eks ju, siis ei oleks neid rikkumisi, mis välistavad ja kannaksid seda vastutustundlikult ja nii edasi, siis kindlasti oleks elu turvalisem, eks ju. Siis meil ei oleks ju joobes juhte enam. Et aga samas ma kaldun arvama, et reaalses elus iga inimene kindlasti ei sobi relvaomanikuks. Et see on siiski, see vastutus on selline, et iga inimese kätte ma relva ei annaks. Nendest juhtumitest, kus ei ole tulistamiseks läinud, vaid kus on lihtsalt piisanud nii-öelda relva olemasolust või võib-olla hoiatusest, nendest ju meil ajakirjandus väga ei kirjuta, aga näiteks 2015 aasta oli täiesti juhtum Rotermanni kvartalis, kus siis keegi ründas relvaomanikku. Relvaomanik tegi paar hoiatuslasku minu teada ja kõik läksid sõbralikud laiali, eks ju. See ründaja lasi jalga ja relvaomanik ilmselt ei jäänud relvaloast ilma. Lasnamäel oli üks, kas oli pandimaja või mingisugune asutus, mida tuldi röövima, no see oli ka nüüd üsna mitu aastat tagasi juba. Ja siis seal, ma ei tea, oli see omanik või oli see müüja, aga tal oli relv ja ta suutis vähemalt ise ellu jääda ja need röövlid, minu arust üks siiski sai surma ja teine lihtsalt jooksis minema, kui ma nüüd õigesti mäletan. Et aga muidu oleks ilmselt tema oma elu jätnud sinna, sest seal vist vastased olid ka relvastatud. Aga jah, need juhtumeid nüüd nagu niimoodi väga palju nii väikses riigis õnneks ei ole, kus seda relva nüüd nii-öelda hädakaitseks on vaja läinud. Samas, nagu üks anekdood ütleb, et siis, kui praegu sul ei olegi seda vaja, aga siis, kui seda vaja on, siis on ju hilja taotlema minna.